Täna selles lühikeses videos tahan ma teile rääkida praegustest energiatest ja kuidas see meie inimeste kehasid mõjutab. Kuna energia on väga-väga intensiivne, enam ei ole 8, 7, 6 sekundit, et asjad juhtuvad, vaid on ainult 1 või maksimaalselt 2 sekundit, kui sinu mõte läheb tööle. Ja kõik, mis universumis toimub, käib kiiresti nagu valguskiirusel. Ja praegused energiad tõstavad meid vanast energiast välja ja kinnistavad uute. Ehk kõik vanad dimensioonid lagunevad ja uued pressivad peale. See tähendab seda, et meie vana mõttemuster on täiesti lagunenud ja uus pressib peale. Mis meie kehaga siis toimub? Me tunneme tasakaalutust, me tunneme natukene südamepahadust. Meil on tunne, nagu me kohe hakkaksime minestama. Võib-olla tunne keset päeva, et ma kohe jään magama, ma enam ei jõua. Võib-olla peavalusid, võib-olla põletike, silma, nina, kurgu, hambad, igemed võivad olla tundlikud või valutada või veritseda. Ja kurgus võib olla kraapivat, pigistavat tunnet. Miks see nii on? Ongi sellepärast, et see suuraju on kõigest vanast mustrist nii-öelda välja tõugatud, lükatud, tühistatud. Ja alateadvusest mööda selja aju tuleb väiksesse aju, mis on meil siin kukla taga, see uus info. Ja põrkavad kokku see vana info ja uus info. Ja inimene ei saa nende emotsioonidega enda sees hakkama, mis see tekitab. Dimensioonide vahetus ehk hüpe, üleminek vanast mõttemustrist uude suhtumisse, mõttemustrisse. See, kuidas sa vanasti suhtusid endasse, piitsutavalt, ennast alaväärtustavalt ja rohkem elades teistele ja arvestades teistega. Seda ei saa enam teha, sellepärast et uues ajas on iga indiviid tähtis, iga indiviid, ka see 1-kuune beebi ja see 99-aastane vana inimene. Tema enda individuaalsus on tähtis. Ja kui see vana mõttemuster hoiad kinni hirmuga, muretsemisega, klammerdumisega, siis see uus pressib peale, aga kui vana eest ära ei lähe, siis mis juhtub teie seedimisega? Kõht läheb punni, valusaks, kõik seedimine tahaks tagurpidi käima hakata. Tulebki, oksendad ja kõik muu sinna juurde. Täpselt sama on energeetiliselt. Et tahaks selle vana kõik jätta sinna, kus kurat. Aga kardame seda uut. Mida sa saad teha? Tee sügavaid hingamisi, et suuraju ja väike aju saaksid omavahel koostööd teha, et julgus enda elu vastu võtta päriselt tuleks. Luba ennast enda armastusel hoida ja kasuta taotluslauset. Kõik toimib minu kõrgemaks hüvanguks parimal viisil siin ja praegu. Ja püüa ennast hoida kohalolus. Esimesele kohale sea isetult iseennast, mitte egoistlikult, et mina teen, vaid et mina teen enda pärast, enda hüvanguks, et minu sees oleks sisemine rahu, et minul oleks hea olla. Siis on ka teistel hea olla. Sest kui sa oled ise rahulolematu, siis sa kiirgad seda rahulolematust. Ja kui 2 rahulolematust põrkuvad, siis tekibki, ma ei taha mitte midagi, mitte kedagi, hoidke minust eemale, pange uks kinni ja olge seal. Aga siis sa ei saa ka iseendaga hakkama siin teisel pool ust. Sellepärast, et siin on ikkagi rahulolematus. Kõigega. Tee sügavaid hingamisi, hinga värsket õhku, jaluta värskuses, võta värske veevanne,
värske söök, jook, kõik, mis sinu jaoks on värskus. Kas või toa ümber tõstmine, vanade asjade ära viskamine, et uus, värske, teistmoodi saaks tulla igast uksest, aknast. Vaid nii saad iseennast aidata selle dimensioonide üleminekuga. Mida veel saate teha? Saate endaga teha rahulepingu. Kasuta seda ütlust enda peas. Kui keegi ajab sind närvi, siis kasuta seda, luban tal olla. Kuri, vihane, õnnelik, ma luban tal olla. See, kes ta on, tema iseloomu sa muuta ei saa. Ja kui sa seda ütled, siis tegelikult sa lubad endal olla. Sinu enda süütenöör läheb pikemaks ja sul on siin vabam hingamine ja sa tead rohkem, kes sa ise oled. Ja teine, mis sa veel saad öelda, tal on õigus. Tal on õigus oma elule, tal on õigus oma arvamusele. See tähendab, sul on õigus oma elule. Sul on õigus oma arvamusele. See on juba nii-öelda nagu kaitsekiht sinu ümber, et sa suudaksid hoida seda, kuhu sina oled jõudnud. Millised dimensioonid on sinu 3 aju vahel vahetunud. Ehk sinu DNA ümber kirjutanud ja sind teadlikumaks teinud uuest energiast. Nagu Wi-Fi 2G-st 5G-sse minek. Ja see ei ole halb, vaid see on kogu elu liikumine. Me liigume kogu aeg edasi ja iga edasiliikumine tõstab meie elu kvaliteeti. Olge kohalolus, olge maandatud, olge hoitud taevaste vägede poolt. Mina tänan südamest selle video vaatamise eest. Selgelt nägemiseni.